Tere! Mina olen Katre ja tulen Eestimaa Looduse Fondist. Minul paluti rääkida Eestimaa Looduse Fondist üldiselt, mis organisatsioon ELF on ja ELF-i tegemistest ja lisaks siis sellest, kuidas saab Eesti looduse kaitsesse panustada. Ma proovin siis sellest rääkida ja loodan, et saate selle 30 minuti jooksul inspiratsiooni ja mõtteid. Minus siis. Mina olen ELF-is 5 aastat ja minu korraldada on ELF-i kommunikatsioon kliima- ja energeetika teemadel ja annetuste valdkonnas. Aeg-ajalt satub sinna sisse küll ka muid teemasid, ent need on siis peamised. Enne ELF-i töötasin ma Keskkonnaõiguse Keskuses mõned aastad ja enne seda veel pikalt avalikus sektoris, samuti keskkonna valdkonnas. Taustalt olen õppinud halduskorraldust, haldusjuhtimist, mul on kommunikatsioonijuhtimise magistrikraad ja EKAs olen õppinud fotograafiat. Nii, aga siis jõuamegi Eestimaa Looduse Fondi juurde. Eestimaa Looduse Fond asutati 1991. aastal, mis tähendab, et me järgmisel aastal saame juba 35-aastaseks. Ja ELF kaitseb Eesti loodust. See on see, mida me teeme. Töötajaid on meil kusagil 30 ringis, see sõltub palju sellest, millised tegemised meil parasjagu laual on, kui palju projekte on või kui suured nad on. Ja meie rahastus tuleb eeskätt projektidest ja annetustest. ELF kuulub ka mitmetesse organisatsioonidesse nii Eestis kui väljapool Eestit. Eesti Keskkonnaühenduste Koda ehk EKO on siis organisatsioon, kuhu kuuluvad 10 keskkonnaühendust Eestist ja teeme siis EKO-ga koostööd sisuliselt igapäevaselt. Edasi Vabaühenduste Liit ja siis rahvusvaheliselt veel vastavalt erinevatele valdkondadele kuulume erinevatesse võrgustikesse. Ja ma siin põikan nüüd korraks tagasi ka päris ELF-i algusaegadesse. Et hiljuti lahkus meie seast Fred Jüssi, kes oli nende heade inimeste hulgas, kes lõi Eestimaa Looduse Fondi ja ühtlasi oli Fred Jüssi ka Eestimaa Looduse Fondi president päris mitmed aastad. Et siin see väljavõte, mida te näete ja kuidas ta loete, siis te saate aru, see võiks sama hästi kehtida ka tänasel päeval ja kehtibki. Ja kui lugeda just viimast lõiku, siis ma võin kinnitada, et Eestimaa Looduse Fondi kannavad see mõte ja need mõtteid on tegelikult ju Jüssilt veel, et kannavad siiani. Nii, aga nüüd pikk hüpe tänapäeva. Et eelmise aasta lõpus sai meil valmis strateegia uueks perioodiks ja selle katus on siis elurikkus on suurim rikkus. See on see katus, mille all me kõiki oma tegevusi teeme. Ja strateegia tegelikult on ELF-i jaoks väga oluline dokument. Selle protsess, kuidas me seda koostame, on meile oluline. Me teeme seda koosloomas, me kõik osaleme selles. Ja ka oma tegemiste juures me tõepoolest jälgime seda, see annab head raamid. Ja ma ütleks, et see võimaldab ikkagi olla tõhus, kui sa tead täpselt millega, milliste vahenditega sa toimetad. Ja siin on näha ka meie 5 peamist tegevussuunda. Need on siis mets, meri, märgalad, kliima ja vabatahtlikud. Nii, siin on meie väärtused, millest me lähtume. Et kommunikatsiooni seisukohast, siis enda töö seisukohast, ma võib-olla siin tõstan esile näiteks teaduspõhisust, et ELF-i tegemised lähtuvad kõik teadusest. Koostöö on meile väga oluline nii teiste keskkonnaühendustega
et olla ühes infoväljas kõik, et toetada üksteist. Ja avatus ja läbipaistvus on kindlasti ka see, mis meid kannab igapäevaselt. Nii, aga nüüd ma lihtsalt võtangi ette need valdkonnad, Delfi valdkonnad kiiresti. Ja ma ei jõua kõigel päris peatuda, siis võiksin ju mitu päeva rääkida, aga peatun siis mõnel tegemisel natuke täpsemalt igas valdkonnas. Et siin on selline valik tegemisi kliima siis programmist. Ja sõltumata programmist me tegelikult osaleme ja ütleme sõnasekka siis poliitikas, sõltuvalt siis valdkonnast, on see märgalad, on see mets või midagi muud, ka kliimapoliitika otsustes, riigi strateegilistes dokumentides räägime kaasa, seaduse eelnõudes. Koostame analüüse, raporteid sageli koos teadusasutustega või mõttekodadega. Ja üks väga suur tööamps kliimameeskonna töös juba mitu aastat on kliimaseadus, millest ilmselt kõik olete ka kuulnud. Ja just eile õhtul saabus ka teade, et Vabaühenduste Liit on tunnustanud Eesti Keskkonnaühenduste Koda hea huvikaitse või mõjusa huvikaitse eest kliimaseaduse teemal. Et see on kindlasti suur tunnustus meile. Siis taastuvenergeetikale üleminek ja on üks suur teema, millega me tegeleme. Ja kliimamuutused.ee selline veebilehekülg on samuti meie toimetada. Et sealt saab siis teada kliimamuutustest, mis on selle põhjused, mõjud ja lahendused. Ja need kaks viimast, siis kliimakool ja kliimakogu on sellised võib-olla ma ütleksin uuenduslikud lahendused või lähenemised, et kliimakogu jääb küll natukene juba ajalukku, aga seal me tõime kokku siis Ida-Virumaa noored, see oli esimene kliimakogu Eestis. Me tõime kokku Ida-Virumaa noored, kes said siis teha oma ettepanekud riigile, kuidas Ida-Virumaad keskkonnasõbralikumaks muuta, kui seda niimoodi väga lihtsalt öelda. Tegemist oli õiglase ülemineku rahade kasutamisega. Et nad said kohtuda presidendiga, nad said kohtuda toonase ministri Jaak Aabiga ja temale otsega need ettepanekud üle anda ja need ettepanekud, suur osa neist ka tegelikult võeti arvesse. Aga siis otsustajate kliimakool, et selle ma toon eraldi välja seetõttu, et see iseloomustab võib-olla sellist Delfi ka uuenduslikku meelt ja uuenduslike lahenduste kasutamist ja ka teaduslikku lähenemist. Et kliimakool on siis selline, no kui te mõtlete riigikaitsekursustele, mida korraldatakse, siis kliimakool on võib-olla natukene sinna suunda, aga kliimateemadel. Et see on mõeldud siis erinevatele otsustajatele, see otsustaja võib olla ajakirjanik, ta võib olla ka loodusturismi korraldaja tegelikult, ta võib olla veel keegi. Siin pildi peal näiteks on näha ajakirjanik, eraettevõtete juht, riigiettevõtete juht. Ja seal kliimakooli käigus siis on meil teadlased, kes räägivad erinevatel teemadel kliimasüsteemist, selle kliimamuutuste põhjustest, mõjudest, lahendustest, elurikkus on sinna hästi sisse põimitud samuti. Ja see teaduslik lähenemine selle juures on siis, sellega aitas meid Grete Arro, hariduspsühholoog, kes siis, teatavasti on ju teada, et inimene õpib kõige paremini enda vigadest, et meie teadlased, kes seal ees siis kõnelevad, ei anna teile siit nagu eest teadmisi sinna tahapoole, vaid osalejad saavad kõigepealt ise lahendada mingisuguseid asju või joonistada kliimasüsteemi näiteks ja siis teadlasega selle üle arutada, kuni jõutakse selle lahenduseni, mis siis on nii-öelda õige. Ja aga nüüd jälle toimib. Nii. Et jah.
et kui me räägime kaasamisest näiteks, et kuidas looduskaitsesse panustada, siis see on üks viis, kuidas meie kaasame näiteks erinevaid sihtrühme kliimateemas. Siis mets, see vana ja elurikas mets hoiab elu, see on siis selline mõte, mille all meie metsainimesed toimetavad. Ja metsavaldkonna märksõnadeks on siis näiteks vääriselupaigad, loomulikult metsaraie või üleraie, püsimetsandus, kodumetsad. Aga mis teid võib-olla siin rohkem puudutab, on näiteks, võib-olla te ka teate, et Tallinnas Maarjamäel sügisel me avasime koos Tallinna linnaga ühe väga erilise õpperaja. Seda saab läbida loomulikult oma jalgadel, aga seda saab läbida ka elektrooniliselt, võib minna elfond.ee /web, et uurida. Et võib-olla on teil selliseid külastajaid, keda te tahate sinna viia, et see on linnakeskkonnas üks eriline rada. Ja soovitan vaadata ka metsablogi elfond.ee mets. Ja eraldi toon siis esile meie hiljutise kampaania, mis on küll lõppenud, kuid mingil määral ta selles mõttes veel kestab, et kui te lähete Raiemaht e-lehele, siis sealt kaudu saab selle kampaaniaga ühineda või toetada selle kampaania siis mõtet, mis on, et raiemahtu peab vähendama. Seni on see kusagil 6000 toetajat ja kogu selle toetajate siis hulgaga on meil palju tugevam minna ka otsustajatega rääkima raiemahu vähendamise teemadel. Nii et kel on soovi, siis saab veel toetust avaldada. Ja siis on meil mereinimesed. Mereinimesed toimetavad koos põllumajandusinimestega, sest teadagi meri algab maismaalt. Et mida me maismaal teeme, jõuab ühel hetkel merre. Teid võib-olla võiks siit kõige rohkem võib-olla huvitav näiteks toidufoor.ee. Juhul, kui te pakute võib-olla ka toitlustust enda külalistele, et sellisel juhul ja mõtlete, et pakuks kala, et siis toidufoor.ee lehelt saab väga lihtsalt infot selle kohta, millist kala tasub siis lauale tuua, millist mitte, et sõltuvad siis sellest, kui ohustatud vastav kalaliik on. Ja maaelu blogi on ka üks hea koht, kus hoida silma peal näiteks mere ja põllumajanduse teemadel, aga ka igaühe kaitse teemadel. Läänemerest veel nii palju, et kui jälle mõelda, et kuidas kaasata annetusi, siis on olemas annetamistalgud, mis toivad iga aasta lõpus, kus vabaühendused siis koguvad mingile ühiskonnas olulisele teemale annetusi. Ja ELF eelmise aasta lõpus kogus annetusi Läänemerele, õieti siis tema tervise turgutamiseks. Et sotsiaalmeedia kampaania oli meil, kus meil oli siis Läänemere me justkui isikustasime, et rääkisime tema tervisest nii nagu siin näha on, et süda puperdab, kõht valutab või siis pea valutab, palavik, mis kõik võib olla, kui sa haige oled. Tegime ka viktoriini, mis oli väga populaarne, tõenäoliselt said koolid sealt või sinna oma õpilasi saata Läänemere kohta infot uurima. Tegime ka ühe ürituse, mis oli samuti ülimalt populaarne. Saal oli üle broneeritud ja me olid väga head rääkijad, Joonas Plaan meie enda mereprogrammist, Liisi Preeding, kes just hiljuti oli tulnud ümber Läänemere matkalt ja Loodusmuuseumist siis Lennart Lennuk. Ja eelmise aasta
lõpu annetamistalgud olidki kõikide annetamistalgute lõikes, kus Self on osalenud, neid on 5-6 tükki, mis üldse Eestis on toimunud, oli ka annetuste laekumise mõttes kõige siis tulemuslikum. Ja märgalad. Et märgaladel või märgalade programmis üks peamisi tegevusi on soode taastamine, mida me teeme mitmete partneritega koos. Räägime muidugi kaasa märgalasid puudutavates otsustes, uurime, inventeerime soid. Ja siis jällegi, mis võib-olla teile on tore või te saate kasutada, on meie Ahsoo filmid. Ja võib-olla te juba ka teate neid, et need on juba mõnda aega olemas. See on selline, ma panen selle mängima, ma ei tea, kas hääl tuleb? Ei tule vist. Aga need on sellised meeleolukad, toredad klipid, 9 tükki, mis räägivad väga lihtsas keeles soo erinevatest. See soo on tekkinud siis järve kinni kasvanud. Neile saab panna ka eesti või selle inglise või venekeelsed subtiitrid, nii et kui teil on väliskülalised, siis nemad saavad väga edukalt samuti meie soodega sedasi tutvuda. Siis on Tudu õpperada üks selline, kus saab ka nii-öelda kaasuda, et seal on üks koht, üks punkt, kus kui sa soovid, siis sa võid selles kohas teha pildi ja saada selle pildi Elfile, mille tulemusena siis meile tekib ja juba ongi tekkinud omajagu pikk selline aegrida sellest, kuidas see soo siis taastub. Ja päris uus on nüüd Saiasoo õpperada, aga võib-olla te olete siiski seal käinud, sest ehkki me seda veel otseselt välja pole kuulutanud, et selline rada on olemas, käib seal siiski juba päris palju rahvast. Ja sellel rajal käies saab otse teadusesse panustada. Et seal on palju selliseid kohti, kus on QR-kood ja selle QR-koodiga siis te saate ülesande ja juhise, kuidas seda ülesannet läbi viia. Ülesanne ei ole midagi kontimurdvat, umbes, et kas te kuulete lindude hääli või kas te näete kiile või mõõtke veetaset või midagi sellist ja see info läheb siis otse Tartu Ülikooli teadlastele, kes saavad seda oma teadustöös kasutada. Ja minevikust näiteks harrastusteaduse algatusi veel Elfil on olnud nurmenukkude ja metsasamblike teemal ja 2019. aastal tunnustati Elfi ka teaduse populariseerijana. Nõnda. Ja nüüd me jõuame igaühe looduskaitse juurde. Igaühe looduskaitse on siis tõenäoliselt ka paljud siin teate, et see on selline kontseptsioon või teadlased usuvad, et kui et looduse kaitse saab olla tõeliselt efektiivne mõjus sellisel juhul, kui ühiskonna iga liige panustab. Et igaüks saab midagi teha. Ja ma siin mõtlesin, et näiteks loodusretke korraldaja saab ju ka teha erinevaid asju, et saab vaadata, et retk oleks võimalikult keskkonnasõbralik, mis iganes vahenditest alates kuni, ma ei tea, transpordini välja näiteks. Või siis jälle, kui te toitlustust pakute, siis vaatate kalafoori näiteks või mingisuguseid muid allikaid, et tagada, et see toit oleks siis keskkonnale sõbralik. Või kui teie väliskülalised näiteks tahavad võib-olla Eestis midagi kaasa võtta, et siis mõtlete, et kas teie seal kogukonnas ümbruses on keegi, kes ma ei tea, teeb midagi toredat, koob sokke või midagi, mida siis teie see külaline võiks kaasa võtta. Maaomanikuna või neid rolle võib siin erinevaid mõelda, eks meil kõigil on muidugi mitu rolli, et igaüks saabki teha
siis oma osa. Ja kõik meist on loomulikult tarbijad, et tarbija saab alati vähem tarbida ja teadlikumalt tarbida. Aga ELF-i kaudu siis saab näiteks osaleda loodustalgutel. Et see on siis selline puhkus ja vabatahtlik töö. Me korraldame aastas circa 40 talgut ja neil osaleb kusagil ligikaudu 700 inimest. Et talgud on väga populaarsed ja lähevad väga kiiresti ka täis. Ja teaduspõhisus ei puudu ka talgute juurest, et ikkagi see, mida me talgutel teeme või need tööd, mida me pakume nendes kohtades, kus me neid pakume, see sisend on tulnud teadlastelt ikkagi. Et ongi sellel liigil on probleem, selline probleem ja et seda probleemi lahendada või leevendada, siis selle jaoks tuleks teha selliseid ja selliseid tegevusi. Ja talgute käigus muidugi satub ka erilistesse kohtadesse, need on enamasti kaitsealadel, et kuhu võib-olla ise nii väga ei sattugi. Ja selleaastane talgu aasta on pühendatud luhtadele. Et igal aastal on oma teema. Ja saab liituda siis uudiskirjaga, kui on soovi. Siis on kohe kiiresti info käes, sest kui talgud lähevad väga kiiresti kinni, siis jõuab äkki veel sabast kinni. Siis on meil iga-aastased konnatalgud. Et praegu väga aktuaalne, konnad on hästi aktiivselt rändamas praegu ja varsti tuleb lumi maha, nii et me keegi ei teagi päris täpselt, et mis siis nüüd saab. Igal juhul, kui te näete konni või te teate, kus on see koht võib-olla teie kandis, kus konnad rändavad, siis tasubki minna talgutee lehele ja sealt on kohe näha konna talguleht. Võtate juhendi lahti ja vaatate, kuidas konni siis päästa. Päästate konnad ära ja märgite siis samuti seal talgulehel kaardile andmed, mida seal siis küsitakse. See ei ole muidugi kohustuslik see kaardile märkimine, aga see on väga hea, et me saame siis ju silma peal hoida andmetele, kui palju konni ja kus kohas täpselt nad liikusid. Et teha jälle järgmisi otsuseid. Samuti saab ELF-i juurde ennast kirja panna merereostustõrje vabatahtlikuks. Et ELF siis koondab vabatahtlikke ja koolitab neid, et juhuks, kui mere peal midagi juhtub ja praegusel ajal on see ju eriti aktuaalne, et oleksid olemas inimesed, kes saaksid kohe appi tulla. Ja selleks me koondame vabatahtlikke, et see teade võibki tulla, et nüüd on lahti hädaolukord ja on vaja tulla appi, siis peab meil olema. On hea, kui on omajagu suur hulk inimesi, kelle hulgas siis mingisugunegi hulk saaks kohe tulla ja aidata rannikut koristada ja kannatada saanud liike aitama. Ja siin ma võtsin veel kokku, et oleks kõik see pikk jutt nüüd ühes kohas koos. Et kuidas saab siis ELF-i kaudu toetada Eesti loodust. Püsiannetusega saab Eesti loodust meie kaudu kaitsta. Püsiannetused on meile eriti väärtuslikud, sest see annab meile ikkagi eraldi ekstra toe ja kindluse, et me saame teha mingeid tegevusi, mis võib-olla tulevad näiteks ka ettenägematult meie ette, mille jaoks me ei ole planeerinud mingitest muudest allikatest katet. Samuti on ühekordne annetus võimalik, siis annetamisalgatus on võimalik teha. Ma armastan aidata keskkonnas, mida haldavad Swedbank ja Heateo sihtasutus. Ja see annetamisalgatuse funktsioon on aina populaarsust kogunud, et päris palju tehakse
annetusalgatusi näiteks enda sünnipäeva tähistamiseks, et ei tahetagi kingitusi, vaid tehakse algatus, et siis looduse kaitsmist toetada. Ja talgutele saab tulla vabatahtlikuks end üles anda teadlasi aidata. Samuti on võimalik strateegiline partnerlus. Et see tähendab siis, et see strateegiline partner, kes meid toetab meid pikaajaliselt mingi konkreetsema tegevuse raames. Ja kindlasti on veel muidki võimalusi, mille peale võib-olla me ei ole veel tulnud või mis teil äkki mõttes on või mõttes tulevad. Aitäh! Aitäh! Kellel on Katrale küsimusi? Julgelt andke märku. Jah. Kohe. Aitäh, Katre, ka selline põhjalik hea ülevaade. Aga räägi, kui nüüd ettevõtjatel tuli ka selline mõte, et tegelikult külalised vahel küsivad, et tahaks ka midagi teha, kuskil käed külge panna. Et kas siis teie käest saab head nõu selliste loodusteadtalgute korraldamisel või saate te öelda, et kus või mida või saate äkki hoopis neid nii-öelda ettevõtjaid talgujuhte välja koolitada või et kas sa näed ka mingit sellist koostöövõimalust, et saavad ettevõtjad nii-öelda koos ELF-iga või ELF-i nii-öelda narmastena midagi teha. Mis sa sellest arvad? Kindlasti on siin võimalusi, selleks tuleks rääkida muidugi otse talgu kontoriga. Nimetasin talgu kontoriks neid inimesi, kes meil talgutega tegelevad. Nüüd ma mõtlen, et kui te tahaksite näiteks enda väliskülalisi viia talgutele või et meiega koos korraldada talguid, kuhu oleks ikka kaasatud väliskülalised, et sellest tuleks esiteks kindlasti hästi varakult teada anda, sest see kõik nõuab päris palju korraldust ja seal on palju detaile. Ja sõltuvalt ka sellest, kui pikk see talgu siis tuleb, aga põhimõtteliselt muidugi tasub rääkida meie talgukontoriga ja ma usun, et sealt midagi võib küll idanema hakata. Sul oli küsimus, jah? Palun. See tegelikult ei olegi nii väga küsimus, vaid pigem üks mõte, mis tekkis. Ja jumal täitsa tõsi lugu praegu räägin. Elus esimest korda ei tee nalja. Mulle istudes hakkas ühel hetkel tunduma, et tegelikult võiks Eestimaa Looduse Fondil olla mingi selline sõbra või partneri programm, mis annaks kohalikule matkaettevõttele, kes kannab neid samu mõtteid looduse säästlikkuse ja hoidmise mõttes, sellise võimaluse kanda uhkusega sellele viitavat märki, nii nagu Eesti muudel toodetel on mingisugustel toiduainetel ja kõikidel asjadel, et järjest rohkem ja rohkem kindlasti tekib nii välismaalt kui ka seest neid turiste, kelle jaoks see loodushoid on samamoodi väga oluline ja sellise toreda lendorava pildiga selline sõbra embleem oma kodulehe peale panna või jopele varrukale õmmeldes kindlasti saab ühe külje pealt matkakorraldaja ise näidata, et ta hoiab seda mõtet aus ja teise külje pealt kindlasti tõmmata ka rohkem tähelepanu Eestimaa Looduse Fondile. Et see võiks olla selline vastastikune põnev koostöö. No näed, juba teine huvitav ja tore mõte, et ma arvan, et kõiki neid mõtteid, mis siin praegu välja tulid ja mis teil veel võib-olla tulevad, et kindlasti me saame arutada neil teemadel ja jõuda äkki kuskile edasi. Ja ma tahtsin ka ühe vahekommentaari öelda, et kuna ma siis tegelen loodusturismi ühingus projektijuhi rolli täitmisega ja tegelen ka hästi palju välisreisikorraldajatega suhtlemisega, siis nendel on nagu küsimus see, et kuidas meie loodusturismi ettevõtjad panustavad siis loodushoidu või heategevusse, et täna ma kutsusingi selle tagamõttega, et panna need mõtted käima. Et ma siis järgmine kord saan öelda, et näete, meie panus on see. Et siis mõtleme koos mingid head eesmärgid endale, üllad eesmärgid, et kuidas me saame panustada Eesti loodusesse.
väga tore. Soovin jõudu. Vaatan käsi. Ma tahtsin öelda, et enda teadmata Eestimaa Looduse Fond on mind ka toetanud paar korda, et ma mitte konnade projekti raames, vaid näiteks Saaremaal oli ükskord nii lugupeetud ikkagi nimetusega ja tegemistega organisatsioon, et kui näiteks kuskil mingi torn on ju Saaremaal ja seal on allkirjas, et ära torni mine, et see ei ole päris ohutu enam, aga et Margus on see, kes seda torni, Marguse number on pandud, et helistad alle, on ju, et kui mingi jama on, siis piisab, kui helistad sellele Margusele ja ütled, et tere, et ma olen Margus Tamm, olen Eestimaa Looduse Fondist. Tahtsin küsida, et see torn siin, et kui halb see olukord on, et sinna ülesminekul jääb. Ja siis Eestimaa Looduse Fondi nimi töötab nii hästi, et sa saad kohe loa üles minna põhimõtteliselt. Nii et selles mõttes, kui keegi tahab tulevikus ära kasutada, siis on võimalik seda teha. Nii, ja ootan kommentaari. Ja ei, mitte hulluks minnes. Eriti hea, kui lisad sinna näiteks, et see on haigrute rände jälgimiseks või midagi nagu see repliigi veel. Niimoodi, kas küsimusi... Ikka veel ei ole. Mul on üks lugu veel, üks hea mõte. Ei, tegelikult ei ole. Suur aitäh. Teeme suure aplausi. Aitäh Katrale.